Tere tulemast Saatuse rattakanalile. Mul on väga hea meel, et sa oled leidnud enda tee siia. Tänane kaardilugemine on teemal, et mis on siis see sõnum, mis on praegu just sulle määratud kohale jõudma või mida sa peaksid teadma. Ma olen seda teemat varem ka käsitlenud, aga kuna sellest on juba päris palju aega möödas, siis ma leidsin ja tundsin, et on aeg uueks teateks. Et täna siis saab ka valida 4 erineva kaardigrupi vahel. Et siis olen täna pannud siia lilled peale, mille abil sa ehk siis saad tunnetada, milline gruppidest sind kõige rohkem enda poole tõmbab. Samuti ma tahan öelda seda, et täna siis kasutan ma 4 erinevat kaarditekki ja need on kõik täiesti uued ja täiesti kasutamata. Nii et need kaardid on puhastatud ja laetud täiesti värske ja puhta energiaga. Ja ma usun, et see sõnum siit võib tulla tõesti väga puhas ja siiras sulle. Et proovi siis tõesti tunnetada väga tugevalt, et milline kaardigruppidest sind enda poole tõmbab. Ja tavaliselt see kõige esimene mõte ongi siis kõige õigem. Siit video alt leiad sa ka ajatemplid, et siis sa saadki valida täpselt selle koha, kust siis sinu kaardilugemine pihta hakkab. Tahan sind tänada kogu südamest, et sa oled leidnud tee siia kanalile. Tänan kõiki neid inimesi, kes jälgivad seda kanalit. Ja kui sa seda veel ei tee, et siis siin selle video all on telli või subscribe'i nupp, et olenevalt mis keelest sinu leht on, et siis vajutades seda nuppu, siis ma näen ka, et sa seda kanalit jälgid. Aitäh sulle ja head kaardilugemist! Tere tulemast grupp number 1. See on siis sinu kaardilugemine ja vaatame, mida kaardid siis sulle täna ütlevad. Et kõigepealt sulle on tulnud siis kaart karikate 9 ja see ütleb seda, et sinu sotsiaalne elu on muutumas ja on ka täitumas. Et see on selline külalislahkuse kaart ka ja pere ja või sõpradega koos veedetud aega näitab see. See kaart ütleb ka seda, et millegi tähistamine on justkui ees ja osadel juhtudel mingis ürituses kaasa löömine. Näen siin ka millegi ette valmistamist ja millegi planeerimist ja ka seda, et mingisugune soov võib peagi täide minna. Siis on sulle tulnud müntide 4 ja see kaart ütleb seda, et on täiesti võimalik, et oled enda elus kuidagi või keegi sinu ümber on millegagi nagu seotud, mis ei ole nagu vaimselt õige ja tervislik. Et ma näen siin ka rahaga sellist natukene koonerdamist või muresid sellega. Näen siin seda, et muutused oleksid väga vajalikud ja et muutused on tegelikult head, ütleb see kaart ka. Võimalik, et sa ei naudi kõike nagu seda piisavalt, mida sa juba enda elus saavutanud oled. Et siis mõista, et miski ei parane lihtsalt niisama, et tuleb alati midagi teha ja lepi asjadega ja liigu edasi, ütleb see kaart ka. Ja ka see kaart ütleb, et veeda tõesti rohkem aega ka pere ja sõpradega koos. Siis on siin kaart saudade kuninganna. See kaart sümboliseerib tõesti sellist inimest, kes on väga hea sellise huumorisoonega ka, kes võib olla väga hea juht ja väga hea liider. Ma näen siin sellist kodu, pere, karjäär, maagia, et sa võid saada kõik, mida sina tahad. Ja see kaart ütleb tõesti, et lase kirel ja loomingulisusel ennast juhtida ja juhatada. Siis on siin torni kaart. See kaart ütleb seda, et on juhtumas midagi, mis muudab sind alatiseks või seda, kuidas sa teisi inimesi näed. Et see ei tähenda tingimata, et see saab olema negatiivne muudatus.
aga siin tõesti toimub mingisugune puhastus ja transformatsioon. Ma näen, et saladused tulevad päevavalgele, et kui neid sinu ümber kusagil olema peaks, ja näen ka, et tõesti, et need muutused on tulemas ja need saavad olema suured. Ma näen siin vaimseid blokeeringuid ja need võivad nagu ka kasvada, aga et see, mida sa õppima tõesti hakkad, on sulle väga vajalik ja kasulik ja et mingisugune selline väärt õppetund on sulle tulemas. Siis on tulnud sulle karikate 10. See kinnitab seda, et tõesti on tulemas ka rõõmsad ajad, uued sõbrad ja suhted, uued tutvused. Kui nende uute tutvuste säilitamiseks on sul justkui vaja endal teha ka tööd ja tõesti anda seda pühendumist välja, muidu ei jää need kestma. Ma näen siin tõesti ka sellist õnnelike suhete tähistamist ja rõõmu tundmist sinu sees. Näen jah, tõesti, et selline nagu rahulduse tunne ja kellegi üle, kes su elus on, selline hea emotsioon on su sees. Siis on siin mõõkade kuningas, mis ütleb seda, et sinu teod ja kavatsused võidakse seada justkui küsimärgi alla. Et sa nagu, see on hästi selline nagu suur õigluse kaart, et ma näen siin hästi suurt sellist väärikust ja ausust ka, aga et see kaart justkui palub sul ka läbi mõelda oma isiklikud sellised valikud elus ja ütleb, et hakkaksid rohkem oma omandatud teadmisi elus rakendama. Siis tõmbasin sulle oraakli-kaardid ka ja kõigepealt tuli siis haldja kuninganna ja see kaart ütleb seda, et sul võib olla liiga vähe eneseusku ja see hoiab sind mõnikord elus tagasi. Et tea siis, et sa võid avada oma elus täiesti uued algused, kui sa nagu lubad endal uskuda iseenda jõusse ka. Ma näen siin seda, et sa pole alati näinud, et tegelikult on sinus olemas kõik, et liikuda edasi ja see on sind elus palju tagasi hoidnud ka. Ja see kaart ütleb seda, et sa pead nägema iseenda hinge arukust, mis tõstaks sind kõrgustesse justkui, et tunnete, et oled tõesti valmis muutusteks enda elus ise ka. Siis on sulle tulnud siin kuuvalguse tants ja see ütleb seda, et sa oled nagu elus murdnud iseendale antud lubadusi, et mõtle natuke selle peale, et ma näen, et eluseiklused ootavad sind, kuid praegu ei pruugi olla kõikideks asjadeks justkui õige aeg, et muutused on kõigepealt esmatähtsad ja vajalikud. Ja see kaart ütleb ka seda, et hakka täide viima kõiki enesele antud lubadusi aastate jooksul, enne kui midagi uut soovid või enesele midagi uut lubama hakkad. Selline sõnum sulle siit. Siis on sulle tulnud kaart kosmiline liblikas ja see ütleb seda, et toimub uuesti sünd ja transformatsioon. Seda ütles ka see torni kaart, et tuleb transformatsioon. Et siis hinda tõesti selliseid igapäevaseid väikeseid toimetusi. Ma näen siin sellist lõputut loomist, hävitamist ja siis jälle loomist. Et kõik see käib nagu justkui sinu eluga kaasas. Tõesti, et sinu sees elab väga suur ja ilus elu, et ma näen, et sa astud peagi uude sellisesse tsüklisse ja sa elaks justkui tegelikult mitut elu ühes elus, tuleb selline mõte siit sellest kaardist ka välja. Ma näen siin, et sinu elu ülesanne on nagu tõesti nautida ja vastu võtta tänuga kõik, mis su teele tuleb.
et sa oled tõesti endale kõik ise valinud. Ma näen, et kui sa oled murtud, siis see transformatsioon nagu tuleb nagu pigem nagu raskelt, et sinu sisse on vaja nagu rohkem neid positiivseid tundeid ja emotsioone ja mõtteid, aga igal juhul on mingisugused uued algused tulemas, et kuidagi see sinu sisemine olek nagu näitab, kas need muutused tulevad sulle kergelt või raskelt. See kaart ütleb tõesti seda, et alistu sellele, mis su ümber on, alistu sellele, kelleks sa oled saanud ja jäta siis sellega hüvasti, alusta uuesti, tee uusi asju ja tee uued algused. Siis on tulnud sulle kaart valguse pärand, et sa oled tõesti valguse kandja ja sinus on midagi, mida siia maailma tõesti ka edasi jätta. Et minevik, olevik, tulevik, et oled nagu sina oled kõigega seotud ja juba enne siia maailma tulemist või siia kehasse tulemist. Ja ma näen, et sul on anda omalt poolt midagi ka tõesti nagu uutele põlvkondadele, et sa oled hästi nagu õnnistatud ja see kaart on kinnitus, et kuidas sa ka ei valiks oma elu elada, et sina oled valguse kandja ja sinu isiklik ja vaimne areng jätavad tõesti jälje ka teistesse inimestesse, kellega sa elu jooksul kokku puutud. Et sa oled väga selline oluline osa universumist, ütleb see kaart. Et takistused, mis sul elus võivad tulla ja näiteks ka suhetega olla, on tulnud tõesti tegelikult sind tervendama ja sind õpetama. Ja suhted sinu elus on karma poolt sulle määratud, ütleb see kaart. Siis on sulle tulnud sisemise külluse kaart ja see kaart ütleb sulle seda, et ära iial mõtle, et keegi on sinust nagu parem, et reaalsus on, et tegelikult mitte keegi pole seda. Et kui sellistest mõtetest lõplikult sa vabaned, et siis tõesti tulevad ka päevavalgele sinu tõelised anded, mida näed siis sina ja näevad teised ka. Ma näen seda, et sul on hästi palju tõesti sellised tõesti need anded, et usu seda ja edaspidi, kui sa näed kelleski näiteks mõnda head omadust, siis vaata, kus see omadus sinus asub. Et see võib küll esmapilgul peidus olla, kuid kohe kindlasti on see ühel või teisel kujul olemas ka sinus endas. Et ja mõni omadus on võimalik tõesti arendada ka endal välja ja sa väga väärid palju küllust ja ma näen, et see on su elus võimalik, aga kõik need head asjad algavad siis sinu seest ja sinust enesest. Ja see kaart ütleb veel seda ka, et vaid juhul, et kui sa tunned end sisemiselt külluslikult ja rikkana, saab ka välispidine küllus sinu poole tulema hakata. Et sa oled tõesti keegi, kes on võimeline avama nagu sellise lõputu külluse kanali enda elus. Ja siis on enese hindamise kaart, viimane kaart sulle ja see kaart ütleb seda, et ära alahinda oma andeid ja väärtusi. Ja et sul võib olla mõnikord selline madal nagu enesehinnang, kuid tõesti ometigi oled sa ju nii palju väärt. Et tegelikult paljud näevad seda sinus ka, aga mõnikord sa ise ei näe. Ja see kaart ütleb seda, et on aeg näha enda unikaalsust, ilu ja seda siis kogu südamest hinnata. See oli siis väike sõnum sulle täna siit sellest kaardilugemisest. Ma loodan, et sa oled juba jälgimas seda kanalit, kui mitte siis mul on väga hea meel, kui sa tellid selle kanali, vajutades siis telli või subscribe nuppu. Samuti siis soovin, et sa jätaksid endale tulevikuks meelde, et teen ka
privaatseid kaardilugemisi, nii et kui sa kunagi selle vastu huvi tunned, siis siit selle video alt infost saad sa ka rohkem lisa uurida. Palju head ja palju armastust sulle! Tere tulemast, grupp number 2. See on siis sinu kaardilugemine ja vaatame, mis on kaartidel sulle öelda, mis on see sõnum, mis siis sinuni praegu jõudma pidi. Kõigepealt tuli sulle siis kaart saudade 9 ja see kaart ütleb seda, et sa oled kuidagi nagu kaitsval hoiakul reetmise ja petmiste ees. Ja see kaart ütleb, et on aeg end igas eluvaldkonnas tõesti kaitsta ka ja enese eest seista. Et selline julgus ja vaprus on sinu elus praegu hästi vajalikud ja tõesti ka isegi hetkedel, kus sa tunned, et sa ei soovi oma ellu nagu seda draamat, siis seisa ikkagi tugevalt ja enesekindlalt, kaitse oma seisukohti ja väärikust ka, et see kaart ütleb, et sa saad kõigega hakkama ja loo siis need vajalikud piirid enda elus. Siis on tulnud saudade 8. See kaart ütleb, et poolikud asjad saavad sinu elus lõpetatud ja see on tõesti tegelikult ka positiivne kaart, täis sellist tegutsemist. Näen siin ka sellist reisi või puhkust või midagi sellist võib olla tõesti horisondil sulle. Näen ka sellist kaugsuhet, et kas siis tööalaselt või eraelus, et see on siis osadel juhtudel, kuna see üldine kaardilugemine on. Nii, siis järgmine kaart on sulle tulnud saudade rüütel ja see kaart ütleb seda, et tõesti mingisugused muutused on tulemas, aktiivset tegevust kinnitab see kaart, mingi edasiliikumine ja ütleb, et oota ootamatut. Siin võib olla osadel juhtudel tõesti uut kodu, uut tööd, uued võimalused mingisugused. Jällegi midagi reisimisega seoses kinnitab ka see kaart, tööga mingisuguseid muudatusi, tööasjades mingisugused muudatused. See kaart on ka selline ettekuulutus sellisest tervenemisest. See kutsub üles ka tõesti olema hästi avatud kõigele, mis elu sulle toob. Siin erinevad seiklused ja ettevõtmised tõesti on tulemas. Siin energiat nagu hakkavad muutuma ka ja näen siin sellist entusiastlikku tegevust. Siis on sulle tulnud mõõkade 10 ja mõõkade 10 ütleb või küsib justkui, et kas sa ikka kuulad alati iseenda instinkte, küsib see kaart. Või juhtub, et sa tõesti oled nagu justkui elus saanud noaga selga, kuigi eelaindus oli sinu sees juba justkui nagu ammu olemas. Et see kaart ütleb sulle, et kuula alati oma sisetunnet. Ja ära nagu ignoreeri märke, mis on tulnud sulle tooma tõesti vastuseid, et ära pane silmi kinni. Ja osadel juhtudel tõesti sind võivad nagu kusagil ümbritseda sellised takistused suhetes ka või hoopis tunned, et nagu mingisugune selline eemaldumine on toimunud. Ja see kaart ütleb ka, et justkui lenda ära nendest olukordadest, mis sulle vajalikud enam ei ole. Et sa näed neid märke, tunnete neid. Siis on sulle tulnud mõõkades ja see kaart ütleb seda, et sinu elus on aeg tõesti praegu tegutsemiseks. See on võidukaart ja uued algused, uued saavutused tulevad, uued mõtteviisid. See kaart ütleb ka, et loobu illusioonidest ja näe asju sellistena, nagu nad on. Et mõnikord on tõde tõesti valus, kuid tänu sellele saame edasi liikuda ja alustada uut. Ma näen siin tõesti selliseid uusi reaalsusi, uue reaalsuse loomist ja see kaart ütleb seda, et võit on lähedal. Siis on sulle tulnud ka müntide kuninganna. See on selline hästi looduse, armastus ilusate asjade vastu, töökuse kaart. Et näen siin hästi sellist hoolivat inimest ja et sa oskad ka tõesti teistele olla abiks ja toeks. Siis see kaart veel ütleb seda,
et tõesti loo nagu selline armastav atmosfäär enda ümber ja nende ümber ka, kellest sa hoolid. Ja näita nagu ka välja rohkem seda hoolimist teiste vastu, keda sina siis kalliks pead. Siis tuli sulle kaart suveunistused ja see kaart ütleb seda, et võimalik, et sa ei tea isegi, kui palju elusid oled sa oma elu jooksul mõjutanud ja abistanud. Ja tõesti, et iga väike tegu viib millegini ja sinu panus teiste hingede eludesse on olnud väga suur. Sinu saatus tõesti ootab sind alati ja ütleb see kaart ka seda, et minevikus ei tohi kunagi kinni olla, sest seda pole enam olemas. Et järgi oma südant ja mine hästi enesekindlalt edasi. Siis on tulnud sulle talvekaitseingel. See kaart on tulnud sulle ütlema sellist sõnumit, et tõesti rahulda esmalt enesevajadused, kui sa hakkad nagu kellegi teise peale mõtlema. Et sa oled sellises muutuses ja arengute faasis praegu. Siis on sulle tulnud armastajate kaart ja see kaart ütleb, et jaa, armastus on su poole teel, et armastus on miski, mis viib sind tõesti edasi ja tõmbab su tagasi su südameni, et sinu igatsev süda peab selle saama absoluutselt igas eluvaldkonnas, et sinu üks saatustest on olla ka lähedastele selline armastaja ja armastus leiab su ülesse. Tõesti, et ole sellele avatud ja ole avatud nagu kõigele, et millisel kujul see armastus ka siis ei tuleks. Ja see kaart ütleb ka seda, et ole valmis saama armastust rohkematel kujudel, kui sa nagu hetkel võib-olla kohe hoobilt mõelda oskad. Siis on sulle tulnud kaart lase naiselikkusel juhatada. See kaart ütleb seda, et igas inimeses on tõesti mehelik ja naiselik pool ja nii lihtsalt on tõesti, et praegu tuleks lasta end juhtida siis sellel õrnemal poolel, et võimalik, et sa ei tea, kuhu sa alati nagu minemas oled, aga et lase siis oma tunnetusel end juhatada ja lase juhatada oma südamel tõesti, mitte mõistusel. Kui sa peaksid praegu või lähiajal näiteks tundma, et mingil konkreetsel asjal pole nagu mingisugust loogilist lahendust või tähendust või siis usu, et sa pead laskma oma sisetundel end tõesti juhatada ja vajadusel siis teadmatusse astuma. Siis on sulle tulnud ka hingesugulase kaart ja see kaart kinnitab, et aeg on tulemas õnneks ja romantikaks. Ja sina kui ka su partner elate tõesti väga ilusat elu, et olete hästi ilusad hinged, ütleb see kaart ka. Ja see kaart tõesti ütleb, et armastus on tulemas ja see on justkui su ellu määratud. Et mingil kujul, olenemata siis sellest, kas sa oled suhtes või mitte, on mingisugune areng ja kasv sulle tulemas. Siis on sulle tulnud siin kõige viimane kaart ja see on maskeraadi kaart ja see kaart ütleb seda, et keegi võib su elus varjata täittõde, et vaata nagu välimusest ja sellest, mis näha kuidagi kaugemale. Et sul on tõesti kõik eeldused selleks olemas, et asju läbi näha. Kasuta hästi oma seda intuitsiooni, kui sa tunned, et miski pole õige või tundub uskumatuna, siis usalda oma sisetunnet ja ära lange kellegi lõksu. Et see on selline väike hoiatav kaart sulle siia lõpetuseks. Aga ma näen, et need kaardid tegelikult on tulnud sulle tooma päris positiivset sõnumit, et mul on selle üle hea meel. Ma loodan, et sa oled keegi, kes juba jälgib Saatuserätta kanalit siin, et kui sa seda veel ei tee, et siis ikka tule ja telli ja subscribe'i seda kanalit, et siis ma näen, et sa oled siin.
Ja siis väike info veel, et võib-olla sa juba tead, aga mainin seda siis veel mõnda aega siin ka, et alustasin privaatsete kaardilugemistega, et kui sa ühel hetkel tunned, et sa sooviksid seda endale ka, siis võid minuga ühendust võtta ja siit selle video alt siis saad juba rohkem infot selle kohta ka. Soovin sulle palju head ja palju armastust ja et sul läheks elus kõik imehästi. Ole tubli! Tere tulemast grupp number 3, see on siis sinu kaardi lugemine ja vaatame, mida siis kaardid on soovinud sulle öelda või millist sõnumit jagada sinuga. Kõigepealt siis on sulle tulnud selline kaart, see nagu müntide 5. Et see kaart ütleb seda, et võivad olla õhus sellised rahaga seotud küsimused või mured. Ja siin ma näen sellist tunnet, et justkui nagu kohati mingisugune usk kaob ära. Näen sinu osadel juhtudel ärevust ja stressi ka. See kaart ütleb seda, et kogu fookus tuleb tõesti suunata raskustest läbi töötamisele. Ja see kaart ütleb seda ka veel, et ära mitte kunagi iseennast haletse, mitte üheski olukorras, et sa oled alati rohkemat väärt, nii see ongi. Ja et elu läheb alati edasi ja uued algused on alati võimalikud. Ja see kaart näitab ka seda, et abi on olemas, kui sa oskad seda küsida. Uued võimalused on nurga taga, ütleb see kaart veel. Siis on sulle tulnud päikesekaart ja see on väga suure õnnekaart ja see kinnitab, et kõik läheb lõpuks hästi. Et hea õnn ja loomingulisus ja läbimurre on tulemas, on oodata õnnelikku aega ja tõesti nagu head energiat. Siin näen ka seda, et sõbrad ja tooredalt veedetud aeg, kellegi meeldivaga on ees ja siis asjad tõesti nagu hakkavad peagi sinu kasuks tööle. Siis on siin jällegi kuukaart ja see ütleb, et selline vaimsete võimete arendamine on võimalik, et hakkab sinu elus toimuma. Siis see ka, et inimesed ja olukorrad ei ole alati sellised, nagu nad tunduvad olema. Et alguses võivad tõesti tunduda mingid asjad ühtemoodi, kuid peagi muutuvad need ja on hoopis teistsugused. Et mõtle hästi hoolega sellele, mida sa arvad, et sa näed või tunned. Et usalda tõesti enda intuitsiooni, ütleb see kaart. Siis on sulle tulnud saudade kuningas. Siin ma näen hästi sellist entusiastlikku hoiakut ja elavat hinge, et näen siin seda minemist selle suunas, mis sulle meeldib. Ja see aitab sul ka edasi minna ja kaugemale jõuda. Et see on tõesti selline nagu edukaart ja midagi hakkab hästi minema, ütleb see kaart. Siis on sulle tulnud mõõkade 8. See kaart ütleb, et sa võid ennast mõnikord tõesti nagu tunda, nagu sa oleksid lõksus, aga see kaart kinnitab, et väljapääs on kõigest olemas. Kui sa tõesti nagu tõeliselt avad oma silmad ja emotsioonid ja oma hirmud kuidagi kõrvale jätad. Ja et asjad ei ole tõesti kunagi nii halvad, kui nad tunduvad. See kaart ütleb, et õnn võib olla ees ja ka uued võimalused, kui sa oled tõeliselt selleks valmis. Siis on sulle tulnud mõõkade 9. See on draamakuninganna kaart. Osadel juhtudel, väga väikestel juhtudel, ma näen, kuna see on üldine kaardi lugemine, siis ma näen seda, et sa võid olla natuke energiavampiir, kuid üldjuhul ma pigem nagu näen siin seda, et sinu ümber võib olla keegi selline inimene, kes seda on, kes seda energiat kuidagi sinust välja imeb. Ma näen, et mingisuguse probleemi lõpp on lähenemas. Et mingid asjad hakkavad paika luksuma ja et kui sa ise selles suunas liigud ka, ma näen siin ka sellist karmat sinu elus, et tulevad olukorrad, mis korduvad, et võib-olla sa oled seda oma elus tähele pannud ka, et mingid olukorrad korduvad küll teisel kujul, kuid nad on sarnased. Siis on tulnud sulle selline kaart, mille pealkiri on Haljas ja maagiline mull.
et see ütleb, et sul on sees võime aidata teisi. Kuid esmalt pead sa tõesti kaotama siis igasuguse valu iseenda seest, ka selle, mis on kuidagi siis minevikust sulle kaasa tulnud. Et lase tõesti siis armastusel oma meeli värskendada ja mitte vaid armastusel inimeste vastu, vaid kõigel tõesti heal, mida sa enda ümber näed. See kaart ütleb ka seda, et elus on alati hetki, kus tõesti me tunneme, et midagi nagu oleks saanud teha paremini või teisiti või oleks võinud juhtuda muud moodi. Kuid sa tõesti pead teadma, et kõik su elus juhtubki põhjusega ja sa ei oleks ka täna see äge inimene, kes sa oled, kui ei oleks juhtunud neid asju ja alati mitte, absoluutselt mitte lihtsaid asju. Siis on sulle tulnud ka kaart Minu väike roosiõis ja see on aeg tõesti uuteks energiateks, lasta minevikul minna ja et sa oled enda elus ka nagu mõelnud palju teistele, aga praegu oled sina kõige tähtsam ja võimalik, et sa saad peagi ise ka aru, et just teised inimesed on sind elus justkui tagasi hoidnud või mõjutanud jõudmast sul oma suurima eduni, et on aeg oma mõtted ja soovid tõesti kokku kukuda ja nendega midagi peale hakata. Siis on sulle tulnud õrnuse kaart, mis ütleb, et sinu süda on tõesti õrn ja soe ja sinus on olemas kõik, mida vajad või mida teistega jagada ja et sa ei pea olema alati tugev või igast elulahingust osa võtma või võitjana üldse välja tulema. Ja mõnikord tuleb olla tõesti hästi õrn ja alistuda siis sellele, et lase tõesti nagu armastusel tulla enda poole ja tee talle tõeliselt ruumi enda ellu, tee talle palju ruumi. Et see kaart on selline rahutooja ja ütleb sulle tõesti, et sõlmiksid rahu kõigega oma elus ja et võimalik, et oled tõesti palju elus pidanud pinges ka olema. Et lase kõik pinged vabaks ja tea, et neid pole sulle et neil pole nagu sinu elus kohta, et nad ei ole sulle kasulikud. Et sinu süda on tõesti loodud armastamiseks, ütleb see kaart. Väga ilus sõnum sulle sellest kaardist. Siis on kaart Unista natuke. Ja see kaart annab sulle sõnumi, et tõesti luba see inspiratsioon enda ellu. Unista, lase kujutlusvõimel lennata ja mõtle, mida kõike sa veel enda ellu soovid, kujutle detailselt. Vabasta jäigad ja sellised klammerduvad ootused ja unista sellest, mida sul tõeliselt õnneks vaja läheb. Et see inspiratsioon ja uued soovid on tulemas, ütleb see kaart ja ka saatus tuleb sinu poole. Siis on sulle kaart oma uskumustes kahtlemine. Et see kaart ütleb seda, et oled olnud tõesti nagu silmitsi keeruliste aegadega ja võimalik, et oled pidanud nagu analüüsima, mis ja kuidas siis ikkagi õige oleks. Et mõtle oma uskumustele ja mõtle, kas mõni neist piirab sind kuidagi. Et just need uskumused takistavad sul tundmast nagu seda tõelist rõõmu. Näiteks sageli usutakse seda, et raha saamiseks peab tööd rügama ja päeva lõpuks on maailmas nagu tõesti 100 000 inimesi, kes vihkavad oma tööd. Et kui sa leiad selle, mis su südant kutsub ja su õnnelikuks teeb, ei pea sa tegelikult päevagi tööd rügama, vaid teed asju suurimas selles õnnetundes siis. Et vabasta siis kõik nagu sellised uskumused, mis sinu kasvu heaks ei tööta ja sind ei teeni enam. Et eriti pane nagu tähele neid uskumusi ka, et mis tekitavad sinus võib-olla hirmu. Et hästi palju uskumusi on tulnud meile lapsepõlvest kaasa, mis ei olegi üldse meie enda loodud. See kaart ütleb siis ka seda, et õpi teisi näiteks kultuure ja arusaamisi ja ole hästi avatud meelega. Et elus on palju rohkem, et kui sa siiani oled osanud näha, ütleb see kaart. Ja siis on sulle isetu armastuse kaart ja see on väga ilus kaart. Ja see ütleb seda, et iga suhe, mis meie ellu on tulnud, õpetab meile tõesti midagi meie enda kohta ka. Ja see kaart ütleb veel seda, et on inimesi, on tõesti neid inimesi, kes sulle nagu meeldivad ja on ka neid, kes elu jooksul ei meeldi, et maailmas toimub nagu pidev selline sildistamine ja ma näen, et ka sina oled enda elu jooksul seda teinud.
see kaart on tulnud sulle ütlema seda, et kõigi suhete mõte on tegelikult õpetada meid ja just nimelt seda, kuidas olla nagu armastavam, olla kaastundlikum ja tõesti hinnangutest vaba. See kaart ütleb seda, et elul on imeline võime anda meile vajalikke õppetunde tõesti, et ma usun, et sa tunned seda ka. Armastus ei saabu enne tõesti, kui me oskame armastada ise. Ka sinu hingesugulane, armas, ei saa tulla enne, kui sul ei ole nagu omandatud seda oskust, kuidas siis nagu tõeliselt ja siiralt armastada, et seepärast tulevadki ka osad suhted meie ellu, mis justkui nagu seavad meid valmis ja õpetavad meid, et me saaksime siis avasüli vastu võtta oma hingekaaslase ühel heal hetkel ja siis tõesti näidata talle siis seda armastust, mis meie sees on tõelisel ja ehedal kujul. Ja tõesti see kaart ütleb, et jah, meil kõigil on oma hingekaaslased ja sinul ka. Aga see ütleb ka seda, et tõesti, et armastus on isetu ja hetkel, mil ta hakkab midagi vastu nõudma, ei ole ta enam siiras. Päris raske on jõuda faasi, kus sa suudad inimesi isetult armastada nõudmata midagi vastu. Aga see on võimalik. Et ma ei tea, kas sul on lapsi või oled sa seda kogenud, aga ma tean, et laste vastu on võimalik seda isetut armastust tihti kõige esimesena meie elus üldse tunda. Et see on kindlasti armastus, mis midagi vastu ei nõua ja on täiesti tingimusteta. Et see kaart siis kutsubki sind mõtlema järele ja mitte analüüsima, aga tõesti nagu tunnetama, et mis see armastus siis ikkagi on. Vot nii, selline sõnum sulle siis täna sellest kaardi lugemisest. Ma loodan, et sa oled keegi, kes jälgib juba seda kanalit. Kui sa seda teed, siis tõesti palju armastust sulle ja ma tõesti kogu südamest tänan sind. Kui sa veel ei jälgi, siis siin selle video alla on see telli või subscribe nupp, et vajuta seda ja siis ma tean ka, et on jälle keegi tulnud seda kanalit jälgima. Samamoodi olen alustanud siis privaatsete kaardilugemistega, et kui sa soovid, siis jätta see info endale meelde. Päevaks, kui sa võib-olla tunned, et tahaksid ka seda proovida. Et selle kohta siis siin video all infos ka rohkem juba kirjutatud. Soovin sulle kõike head ja palju-palju armastust sinu ellu. Sa väärid kõike paremat, ära iial selles kahtle. Ole tubli! Tere tulemast, grupp number 4, see on siis sinu kaardi lugemine ja vaatame, mida siis kaardid sulle sel korral on soovinud öelda. Kõigepealt tuli sulle siis kaart karikate 3 ja see kaart ütleb sulle, et maagiat on tõesti kõikjal. See on kasvukaart, edukaart ja loomingukaart ja see ütleb, et kõik see on sinu poole teel. Samamoodi ütleb see kaart ka seda, et üks selline maagiline ja väga eriline sõprus on sisenemas sinu ellu. Et see toob tõesti sulle sellist rõõmu ja elevust ka. Sinu elus hakkab toimuma selline vaimne ja füüsiline areng ka. Et sa jõuad justkui sellistele uutele tasanditele. Et tõesti selline uus tee ja vaated on silmapiiril. Siis on sulle tulnud saudade 2. Et võimalik, et sa pole alati päris lõpuni kindel, kuidas edasi liikuda või kuidas käituda. Kuigi teistele võib jääda küll see mulje, nagu sul oleks kõik alati paigas. Et sa võid tunda, et edu su elus on kuidagi selline poolik või et sinus on soove ja unistusi, mida tahaksid veel täita ja täide viia. Tõesti, et su elus on vaja midagi sellist veel teha, sellist suurt ja väga olulist, et ma näen siin ka selliseid suuri ja olulisi valikuid ja otsuseid sinu tulevikus. Ja see, kus sa oled täna, on kaugel sellest, kus sa olema saad.
et näen siin ka seda, et su ellu tuleb keegi või miski, mis aitab sul näha siis seda enda õiget suunda paremini ka. Siis on sulle tulnud karikate 6. See kaart ütleb seda, et keegi, keda sa tõesti ammu pole näinud, on tulemas su ellu, et võimalik, et see on keegi perest või vana sõber või keegi ammune kallim, aga et igal juhul on kohtumine rõõmustav. Hingede tasandil tähendab see kaart ka seda, et võimalik, et sinu ellu tuleb sinu hingekaaslane, kellega sul on juba siis eelnevalt enne siia ellu tulemist kokkuleppe siin kohtuda. See kaart võib ka öelda seda, et vajad oma ellu rohkem sellist lapsemeelsust mõnikord, et see kaart kinnitab ka selliseid uusi ettevõtmisi ja projekte, millega sa võiksid praegu siis tegelema hakata või justkui nagu unistada neist või tõesti neid unistusi kasvatama hakata. Et usu imedesse, ütleb see kaart ka. Siis on sulle tulnud eremiidi kaart. See kaart ütleb seda, et sul on vaja aega üksi olemiseks ja olla eemal siis kõigest sellest, mis sind nagu igapäevaselt saadab. Et on aeg seada oma eluks sellised tugevad plaanid ja visioonid. Samamoodi on ka see aeg, et kasutada siis rohkem enda seda intuitsiooni ja arendada siis iseennast. Veel kord, et see aeg on hästi vajalik, kus sa saad üksi olla ja olla vaikuses ja võimalik, et isegi nagu sellisest ühest päevast siin ei piisa. Et me teame, et alati ei ole kõigil võimalik leida seda aega, et olla üksi, minna loodusesse ja olla seal päevi, aga ma tunnen ja võib-olla sina ise tunned ka, et sul on vaja seda eemal olemise aega kuidagi. Siis on sulle tulnud karikates ja see kaart on üks puhtamaid ja siiramaid kaarte üldse, et see kuulutab ette millegi uue sündi, kasvu, armastust ja selgust. Et osadel juhtudel tähendab see kaart ka pere suurenemist, et see kaart tõesti sümboliseerib sellist õnnelikku abielu ja tervet suhet, armastavat peret ja õhkkonda. Et kui sa tunned, et sul on seda hetkel elus nagu puudu, et siis tea, et see on sinu poole tulemas. Ja see kaart ka kinnitab sellist vaimset arengut ja vaimset tervenemist. Midagi uut on sinu ellu sündimas, ütleb see kaart. Siis on sulle tulnud ülempreestrinna. See kaart ütleb, et praegu on sellise initsiatiivi ja õppimise aeg või faas. Et see kaart on selline väljakutsekaart, mis kutsub sind hästi sügavalt enesesse vaatama, et mida su süda ja intuitsioon ütlevad, mida sa tõeliselt tahad ja ära lase ennast vaid emotsioonidel juhtida, et praegu on su elus aeg selliseks suuremaks arenguks. Näen seda, et oled sisemiselt hästi tugev ja arukas ka ja sa oled uuel teel tõesti, kui lubad sellel oma ellu tulla. Siis kui tarokaartidega lõpetada, et siis nüüd on need teised oraklikaardid ja kõigepealt tuli sulle siis metsavaimu kaart. See kaart ütleb, et ja isegi kinnitab tegelikult, et oled ikkagi oma elus suures muutuste faasis, kuid hirmud võivad seda muutuste faasi kuidagi blokeerida. Ja et sinus on siis tegelikult kõik juba eneses olemas, mis sind edasi aitab ja juhatab. Et lase tõesti igal naudingul oma ellu tulla ja austa neid asju ka. Ja anna endast siis tõesti kõik, et vastu võtta oma uus tulevik. Siis on kaart seente haldjas. Et see kaart ütleb seda, et ära varja oma andeid ja ära tunne oma elus millegi ees sellist süütunnet nagu. Et usu oma enda võimetesse,
luua head oma ellu ja enda ümber ka samamoodi. Et sinus on tõesti hästi palju head, mida tähistada ja mille üle hästi uhke olla, iseenda üle uhke olla. Siis on selline ilus kaart nagu hingetuli. See kaart ütleb, et kirg elab sinu sees ja et praegu pole enam aeg, kus asjad jäävad paigale, jällegi muutused, et isegi kui need on alguses aeglased, et siis sinu südames olev kirg paneb su hinge helendama ja viib tõesti sind hoopis uuele rajale. Armastus sellise nagu elu vastu ja armastus enda valikute vastu on sinu ellu tõesti sisse kirjutatud. Et sa hakkad usaldama seda elumere lainet ja seda, kuhu see laine sind justkui viib. Et sa oled tõesti alati seal, kus sa oled määratud olema, kuid tea siis alati seda ka, et sa oled ka määratud edasi liikuma selle uue määratuse poole. See kaart veel ütleb, et tõesti, et usalda alati oma südant ja lase oma südamel teha valikuid, mis sind nagu kõige rohkem elama paneb, vali see. Et kui sa tunned, et su südames ja sees pole piisavalt kirge, siis usu, et see on tõesti ärkamas ja midagi sinus on ärkamas. Siis on tulnud sulle kätte saadud kingituskaart, et see on rahukaart ja see, mis su poole on teel, on tõesti vastuvõtmiseks. Tasakaalusta tõesti oma meeled, hing ja süda, ütleb see kaart, et sa oled võimeline oma elus vastu võtma tõesti imelisi aardeid, usu seda ja taha rohkemat, taha alati rohkemat, ära jää ühele kohale seisma ja ära lase enda sisse teadmist, et sellest piisab. Sa väärid alati rohkemat. Et selline uus küllus on su poole teel, kui sa tõesti hakkad tegema uusi valikuid ise ka. Universum tahab ka sulle praegu öelda, et midagi rohkemat on sulle määratud. Aja ennast püsti ja alusta unistuste püüdmist, ütleb see kaart. Et midagi tõesti ootamatut võib juhtuda, et püüa siis rõõmu tunda ja lõbutse ka. Kõik läheb hästi. Siis on sulle tulnud südame aastaajad, väga armas, et lepi oma elu muutustega. Et ka see kaart räägib muutustest ja see on tohutult selline suur sõnum sulle siis järelikult sellest kaardi lugemisest, et su hing tõesti kasvab ja sulle avanevad uued võimalused, uus elu. Et usu, et maailm armastab sind ja kõigel on oma põhjus. Su elu on lõputu selline nagu muutuste tsükkel tõesti ja igas muutuses on oma võlu. Ja samamoodi ka kõiges meie elus on sellised omad väljakutsed ja omad õnnistused ka. Ja on hetki, kus tuleb osata siis lahti lasta ja usaldada elu täielikult, et armastus avab su elus teed, mida mööda minna, ütleb see kaart. Siis on kavatsuse kaart, kõige viimane kaart ja kavatsus on selline universumi tõesti suurim vägi, et see, mida kavatsed on, see ka manifitseerub, aga kavatsus elab vaid justkui sellises positiivsuses ja positiivsuse väes ja armastuses, et kui sa lased sinna hirme ja negatiivsust, siis see kavatsus ei lähe täide. Et su mõtted ja tunded tõesti hoiavad endas suurt väge, tea seda alati. Sina mõjutad enda elu nendega, oma mõtete ja tunnetega ja ka see kaart ütleb, et sulle on vajalik eemale minemine igapäevaelust. Et ma loodan, et see väike kaardi lugemine andis sulle siit mingi hea mõtte või sõnumi. Ja ma olen sulle tõesti kogu südamest tänulik, et sa seda kanalit jälgid. Et kui sa seda veel ei tee, et siis selle video all on telli või subscribe'i nupp, et siis saad seda kanalit jälgida ja ma näen ka, et sa oled siin. Lisaks ma alustasin siis personaalsete kaardi lugemistega ka, et kui sa ühel hetkel tunned, siis võid mulle ka kirjutada ja anda soovist teada, et seda sulle teeksin. Selle kohta on siis siin video all ka rohkem infot. Soovin su ellu kogu südamest palju armastust, sa oled imeline. Aitäh sulle. Kõike head!